Minu ametikoht on president. Jah, selle nimetusega on meie tänase õhtune kohtumine. Miks ma võtsin selline julgust niimoodi ennast nimetada, sest meie kohtumise lõpus sina oled ka selles kindel, et sina oled ka oma riigi president. Miks poliitika ja massaaž, kuidas nad omavahel seotud? Väga lihtne. Sa tead, et ma olen töötanud rohkem kui 10 aastat poliitikas, kõrgemates ametikohtades ja mul on kogemus, mul on õigus poliitikast rääkida, sest natukene sellest teadlik, kokku puutunud ja elanud sellest valdkonnas päris kaua. Ja massaaž alati oli minu jaoks, massaaž, psühholoogia, alateadmine, see oli alati minu jaoks väga huvitav teema, mis ma arendasin ja hoopis kasvas juba suuremaks ja täna minu põhitöö ongi massaaž. Ja ma mõtlesin, et täna ma teen selline nagu ühendamine massaaž ja poliitika. Ja kuidas seda saab kokku üldse viia? Ma räägin ja ole valmis, et tänane on meie kohtumine lühike, aga päris raske, ma võin öelda. Et raske ja ole valmis selleks, et võib-olla tuleb sul uuesti seda kuulata teist korda, et aru saada ja ära seedida nii, et sina saaksid ka enda jaoks seda kasutada. Aga tänase kohtumise lõpus sina tead, et sina oled kõige parim president. Ja miks on nii? Et vaata, et igas riigis on olemas president, parlament, valitsus ja meie Eesti riigis on 12 erinevad ministeeriumid. Meie kehas on 12 tervisesüsteemid. Ja ma mõtlesin, et neid saab omavahel kokku tuua, võrrelda ja kuidagi seostada, sest selle näide järgi saab väga hästi aru saada oma tervisest. Sest vaata, väga lihtne, et iga eduka mehe taga on tark naine. Aga iga eduka riigi taga, iga targa ja eduka presidendi taga on tugev ja hea meeskond ja kui midagi läheb kuidagi valesti, see ei saa öelda, et meeskond on süüdi, et kogu vastutuse võtab ikkagi enda peale pealik president. Ja kui meie võrdleme riigisüsteem või suure ettevõtte süsteem, kus on juht tark inimene, tema valib enda jaoks tugev ja tarka inimeste grupp, kes aitab koos jõuda eesmärgini. Täpselt meie kehaga. Kui pealik, kui president on tark, selle keha president, siis kindlasti kehale on ka hea, sest sina vaatad, kuidas sa elad, sina vaatad, kuidas milline on sinu elustiil, mida sa sööd, kuidas sa puhkad ja kõik see tuleb siit meie oskusest, kuidas iseennast juhtida. Ja ma olen kindel, et kui sina saad juhtida oma keha, oma elu, siis sa saad kindlasti hakkama saada sellega, et juhtida riiki, oma riiki, kus sina oled ainulaadne, ainukene president. Ja selline nagu kontroll ja juhtimine sina saad ette võtta ainult siis, kui sina oled ainulaadne, ainukene selle asja omanik. Ja ma mõtlesin seda, et mina ei saa juhtida ilmaga, ma saan sellega arvestada. Mina ei saa juhtida seda, kuidas naabrid elavad. Jah, ma võin segada nende elu, aga mina ei saa juhtida nende elu. Aga mina saan juhtida oma elu ja kui sina oled oma elu juht, sina oledki oma elu, oma riigi president, oma keha president. Ja ma mõtlesin seda, et kui meie oleksime nii võimsad, et meie hääled saavad muutuda valitsemise tulemused, siis keegi pole lubanud või ei andnud meile võimalus minna ja valida parlamentina. Ja see on see süsteem, kus meie väga ei saa mõjutada, me võime oma arvamus avaldada, aga tegelikult meist väga palju ei sõltu.
kuid palju sõltub väga sellest, kuidas meie iseennast mõtleme, oma elust mõtleme ja mida me teeme oma eluga ja oma tervisega. Et võrreldes poliitika, suurpoliitika ja meie tervis, siin me saame võrrelda seda, et meie oleme ainukesed, ainulaadsed, head juhtid. Oleme presidendid oma keha. Ja kui sa vaatad suure firma või suure korporatsiooni juhtimine, siis mis on nende strateegia? Jah, nende strateegia on müük, jah, et selle nimele nad töötavad kõigi selle firma inimesed, aga nende strateegia on selline, et need, mis on tugevad küljed, nad tugevdavad seda rohkem. Need küljed või need suunad, mis ei ole väga tugevad või ei too raha või ei tööta hästi, sellele nad ei pane tähele või ei pane palju tähele. Täpselt võib öelda ka meie tervisest, et kui meie tervis on tugev, siis meie saame kõike teha, kõik oma soovid ja oma plaanid. Kui meie tervis on nõrk, siis ei ole vahet, kui suurelt oskame unistada või plaanid teha, meie ikkagi ei saa seda teostada. Ja kui me võtame või võrdleme suured firmad või suured riigid ja väiksed, kes on rohkem sõltlased sellest, mis ümber maailmas toimub, siis me võime öelda seda, et ei ole väga hea näide seda, kui midagi läheb valesti, nagu praegu meie ajal, kui on vaja rohkem raha, siis kogu tähelepanu läheb mitte sinna, et tugevdada, millel Eesti riik on tugev, aga kogu tähelepanu läheb sinna, et teha väiksemaks veel pensioni väljamaksud, emapalgad või ema või peretoetused lähevad veel väiksemaks. Igasuguseid tulevad juurde maksud ja kõige rohkem koormus läheb nendele, kes on kõige nõrgem meie süsteemis. Eesti riigis ei saa nagu oma eelarvega vastu riigi tulla või tulla riigile vastu sellega. Et see on see asi, kus meie ei saa väga palju mõjutada. Aga me võime mõjutada oma tervise peale ja nagu ma rääkisin ennem seda, et kuna Eesti riigis on 12 ministeeriumit, täpselt sama 12 tervisesüsteemid meie kehas on ja Eesti riigi juhtimine sõltub meie poliitikutest, aga meie tervis ja meie elu sõltub meist ja kui vaadata juhtimist, siis meie enda jaoks võime oma keha jaoks, oma tervise jaoks, me võime enda jaoks valida paremad spetsialistid, paremad arstid, paremad meistrid, kes saavad oma teadmised panustada selleks, et meile rohkem anda nõudmised, kuidas me saaksime iseendale aidata. Ja see ongi kõige odavam ja efektiivsem võimalus võtta parimad spetsialistid, kes saab aidata meie kehale või meie tervisele. Täpselt sama nagu tegelevad või käituvad suured firmad, suured jõukad firmad, kes võtavad enda juurde parimad spetsialistid selleks, et saavutada oma eesmärgid võimalikult kiiremini ja võimalikult riskivaba. Ja milleks ma sellest räägin, et me võime juhtida seda, kus meie oleme võimsad ja see on meie keha ja see on meie tervis. Ja nagu sa tead, et ma töötan tarkadega inimestega, õnneliku inimestega ja tervete inimestega ja kuna see on sinust, siis kui sa arvad, et sa oled selline, siis järgmised 12 kohtumised me teeme ka sellel teemal. Me räägime meie tervisesüsteemist või meie 12 tervisesüsteemidest ja kohtume iga nädal esmaspäeval ja neljapäeval, hommikul ja õhtul ja ma räägin või jagan teiega eesti ja vene keeles info meie süsteemidest, meie tervisesüsteemidest ja oleks hea, kui sina saad endale midagi head sellest saada ja oma elu väiksed uued harjumused tuua, siis me saame koos juhtida oma elu ja oma tervise ja olla kõige parem president meie kehale.
ja nagu sa tead, et kui on hea ja edukas firma või riik, siis paljud tahavad temaga teha koostööd, paljud tahavad sinna investeerida, paljud tahavad kuidagi nagu veel lähedam olla selle riigiga või firmaga. Täpselt sina, kui sa oled tugev ja hea eeskuju, siis sinu juurde tulevad samasugused tugevad isikud, terved ja need inimesed, kes on sinuga samal lainel, sest nõrgad vajavad toetus, aga tugevad näitavad oma eeskujuga, kuidas tegelikult saab teistmoodi elada õnnelikult, tervena ja targana inimesega. Ja varsti me juba näeme sinuga ja räägime esimesest tervisesüsteemist. Kohtumiseni!